No tere, vähekas Eesti rahvas. Tõusin mina täna hommikul ülesse ja tunnen, et tahan teha kehapuhastust. Õigemini keha küsib kohe, et see siuke väsinud oli olla ja läksin, vaatasin peeglisse, vaatasin, oi, mingid punnid hakkavad näkku tulema ja siis ma hakkasin üldse mõtlema, et just sai suur pidu läbi ja suur Viljandi folgifestival, väga lahe oli, kõik super. Ja ka need on ikkagi tihtipeale sellised kohad, kus me sööme neid asju, mida me võib-olla iga päev ei söö ja sööme neid kohe palju rohkem. Et noh, mis iganes, jäätised ja igasugused sellised kiired toidud. Seal oli ka väga palju muidugi sellist naturaalset toitu ja nii edasi. Et söökide kohta ma ei ütle midagi halba, aga miks ma üldse siia sellesse videosse tulin, oli see põhjus, et tegelikult rääkidagi puhastusest ja et milleks üldse vajalik on, miks seda vaja on. Et kõik saavad aru küll, et me puhastame oma kodu ja see on vajalik, eks ole, vähemalt siis, kui sa juba tolmurullidest läbi ei näe, kus su asjad on ja kui sa ennem ei viitsi seda teha. Aga üldiselt ikkagi me koristame tihedamini. Koristame oma kappe ja nii edasi, et see on kõigile täiesti iseenesestmõistetav. Et me koristame oma kodu ja eestlasena on veel eriti äge on talgud ka, et vähemalt korra aastas koristame tänavaid ka. Muidugi julgustan seda tihedamini tegema. Minul on näiteks selline praktika, et iga nädal või vähemalt iga 2 nädala tagant mul on üks päev, kus mul on selline kilekott taskus ja kui ma lähen loodusesse kõndima, siis ma korjan enda teele jääva prügi kõik ülesse ja panen sinna kotti. Et senikaua, kuni see kott siis täis saab, siis selle viskan ära. Et see on ka oluline tegelikult, et me hoiaks selle maa puhtana, kus me elame. Aga tuleme siis tagasi selle enda puhastamise juurde, millest ma siin alustasin seda rääkimist ka, et ma tõusin hommikul ülesse ja mul oli siuke tunne, et mul tegelikult juba mitu nädalat olnud siuke tunne, et tegelikult vist oleks vaja nagu mingit puhastust teha. Et kui me läheme natuke ajas tagasi, siis mingi aeg tagasi ma tegin päris palju igasuguseid paaste. Nädalajaseid veepaaste ja mahlaga ja üldse ilma millegita. Aga siis jäi mingi pikk vahe vahele. Ja pole seda nagu ammu teinud. Aga ma mäletan seda tunnet, mis mul oli, kui ma seda tegin. Eriti pärast seda, kui ma selle paastu olin läbi teinud. Ja see oli jube hea tunne. Isegi selle ajal tegelikult need esimesed päevad olid rasked. Siis ongi see üleminekuperiood, pea valutab. Siis tuleb pidada meeles, et hästi palju vett juua, eks ole. Meie kõige parem sõber, sest me ju koosneme enamuses veest. Et see aitab ka siis üleminekul mitte millegi söömisele või vähese söömisele siis. Ja värskes õhus viibimine, see võiks eestlase jaoks olla iseenesest mõistetav. Või kui on meelest läinud, siis see on nüüd jälle siin üks hea meeldetuletus teile. Ja mulle ka, muidugi. Et aga siis teine asi, mis mu selle puhastusega tuli nagu meelde, et okei, mul on mingi kogemus, aga ma mäletan neid esimesi kordi, kui ma tegin, siis mõtlesin, et issand, mul on vaja, ma ei tea, mingisugust raamatut või mingit juhendajat või mingit, ma ei tea keda, et kes nüüd näitab mulle, kuidas seda teha, et ma jumala eest ennast kuidagi ei kahjustaks. Ja siis täna olen ma nagu selles kohas, kus ma saan aru, et tegelikult meie keha on üks maailma kõige intelligentsem instrument. Mitte ükski tehnoloogia arendus ei ole võrdväärne sellega, mida meie keha suudab teha ja mis signaali ta tegelikult meile iga päev ju annab. Et meie asi on lihtsalt kuulata. See on nüüd see oskus, mida on tänapäeva ühiskonnas vaja treenida. Ka minul. Ja teen seda teadlikult ja tunnengi, et see kõik, mis ma siin jagan, inspireerib ka teid seda sama tegema tegelikult, kuulama oma keha. Mis su keha ütleb? Kuidas teha neid asju nii, et see ei oleks sulle kahjulik?
Sest su keha ütleb ära sulle tegelikult kohe, kui see on kahjulik sulle kuidagi, ta hakkab kuidagi signaale andma sulle. Ja kui vee joomine ei aita ja värskes õhus viibimine ka ei aita, no siis on tõesti mingi signaal, et võib-olla oled nagu liiga üle võlli selle puhastusega nüüd kohe niimoodi läinud, eks ole, liiga kontrastne. Et keha läheb pigem sellisesse šokiseisundisse, kui et hakkab siis pehmelt puhastuma. Ja et mina ka täna siis tundsin, et kui ma muidu olen teinud sellist veepaastu või teepaastu või varasemalt, siis täna mul oli kapis olemas selline asi nagu kee. Teen Rimile reklaami praegu, aga see võib olla ükskõik milline kee. See on selitatud või. Ehk siis seda on keedetud hästi madalal temperatuuril seni kaua, kuni kõik see piimavalk on siis lahkunud sealt selle rasv, et alles on jäänud ainult rasv siis. Ja? Et alles on jäänud ainult see puhas rasv. Ja tegin mina siis targa interneti lahti, mis on meil kõigile kättesaadav, eks ole. Ja kirjutasin, ma olin midagi kuulnud India ajurveedast ja selle toimimismehhanismidest ja et see on selline hästi pehme viis keha toetada teadlikult, iseseisvalt, ilma igasuguse liigse vajaduseta juhenduse järgi või juhendajate järgi. Ja siis ma leidsingi kohe esimesed paar lehte, mis ma kohe seal paningi, et keha puhastus ja tuligi plaks, kohe tuli terve hunnik ette. Võtsin siis lahti, vaatasin, siuke puhastus, palju see oli 5 päeva. Et esimene päev siis võtad 2 teelusikatäit hommikul. No, mina pesin enne hambad kära ja tegin veel oma õlikuristamise hammastega ära. Sellest ma räägin, või tegelikult ma võin sellest kohe rääkida. Ma kasutan ühte kookosõli, millega ma hambaid kuristan siis. Sinna sisse ma panen veel nelgiõli ja mürriõli ka. See kuristamine tõmbab kogu kehast toksiine välja, pluss ta töötab see enam-vähem sama hästi kui hambaniit. Et ta puhastab siis kõik need hambavahed ka ära ja tegelikult on hammastele väga hea toetus. Igasuguste põletike vastu või üldse, et hoida suuhügieeni korras ja põletiku vaba igas mõttes. Aga tagasi nüüd selle puhastuse juurde. Teen seda 15 minutit muidu, seda suus kuristamist. Teen 15 minutit ja muidu. Ja siis sülitan välja vetsupoti tavaliselt ja siis loputan oma hambad veel hambapesu veega ära. Ja kui tunnen, et tahan, siis pesen ka korra veel ära. Ma ennem ka pesen, jah. Aga seda, see on jälle see tunnetus, et kõik see, mis ma jagan tegelikult, ma julgustan just kuulama seda oma keha tunnetust, et kuidas sinu keha ütleb. Võib-olla sinu keha tahab ainult pärast neid hambaid pesta. Näiteks, kui sa juhuslikult võtad ka nüüd selle kookosõliga või ükskõik millise külmpressiõliga hammaste kuristamise või siis ette. Et see on ka üks viis, kuidas keha puhastada, kuidas toksiine kehast välja tõmmata. Sest neid me saame igalt poolt. Alustades igasugustest üritustest kuni kõige selleni, mida me tegelikult tarbime igapäevaselt. Ja nii, aga selle keega, mis sellega on? Hommikul võtad siis 2 teelusikatäit või õigemini esimese päeva hommikul võtad, see on see, mis ma leidsin nüüd ja mida mina järgin 5 päeva. Esimese päeva hommikul võtan 2 teelusikat, siis hommikul võtan suu, panen lahust, ühesõnaga lutsutan teda, see sulab ära nagu rasv, aga ta on kuidagi, ma ei tea, võib-olla mõnel on vastuvõetamatu, ega ennem ei tea, kui ei proovi, on ju. Aga tegelikult tal ei ole midagi, kellele või maitseb, siis tegelikult on see päris mõnus süke. Muidugi ma hoian teid kursis, kuidas 4. päevaga on. Sest siis peab võtma 8 teelusikatäit keed hommikul ja see võib juba omaette lugu olla, aga vaatame. Teen jätkuvideo, luban. Ja siis peale selle kee tarbimist, siis sa põhimõtteliselt tarbid selliseid lihtsaid toite. Ehk siis kõik loomse jätad välja, jääb ainult taimne. Ja see, mis ma sealt selle konkreetse lehe pealt leidsin, seal oli toiduaineteks riis, mingi puuvili ja siis hommikusöögiks. Ja kaneel. Sest kaneel, see on kaneelist, ma arvan, et kaneel vääriks omaette videot, aga ma katsun ta siia videosse ära mahutada.
et kaneel on üldse, nüüd ma teen Santa Maria reklaami, muidugi ükskõik milline kaneel võib see olla. Et kaneel on üldse siuke väärt vürts või isegi ravim, ma täitsa julgeks seda nii kutsuda, et ta on selline keha tasakaalustaja ja ta asendab suhkru ära toidus. Ehk siis ta on siuke hästi hea looduslik magustaja ja ta võtab kõik suhkruisu ära. Ja ma arvan, et vähemalt minul isiklikult on olnud eluaeg suhkruga mingi teema. Muidugi suhkruga ongi see teema. Suhkru ongi loodud selle jooks, et sa muudkui aga sööksid seda. Ja siis, kui sa oled selle ära söönud, siis sa jood natuke vett või teed midagi muud, siis mõtlen, tahaks veel midagi. Siis vaatad kõik oma kappi. Oi, mul seal mingi magus. Et see suhkur ongi selline salakaval, et tuleb kogu aeg hoida nagu kätt pulsil suhkruga. Sest liigne suhkur ikkagi viib keha tasakaalu täiesti hullumeelsesse kohta, kus sa tegelikult ei suuda keskenduda, oled ülinärviline ja kõik sellised takistavad asjaolud tekivad siis elus. Takistavad selles mõttes, et sa ei saa efektiivselt teha seda, mida sa soovid päriselt teha. Ja seega kaneel on üks hästi hea abimees, kui sa proovid suhkruga natuke piiri pidada või üldse ära jätta. Sest see sama puhastus nüüd, mis ma teen, eks ole, see hõlmab endas seda, et ma ei kasutanud ühtegi suhkurt siis, isegi mitte mett. Et kõik see suhkur, mis puuvilja sees on, see muidugi see on loomulikul kujul esinev, eks ole. Aga sellist lisasuhkurt, et panen natuke mett ka siia pudru sisse, on ju. Siukest asja ei ole. Et see on ka see üks tingimus siis selle puhastu juures. Et suhkurt ja loomseid aineid siis ei tarbi. Ja üldiselt üldse see toit võikski olla hästi lihtne. Ja lõunaks siis seal oli ka vist riis või naan. No see on ka kõiksugused kiud, ained, süsivesikud, puuvilju võis tarbida selle vältel. Ja õhtul siis oli seal ka läätsedest tehtud selline supp. Ma ei mäleta, kas see nüüd oli. No mina kavatsen kasutada sellerit igatahes. Seller on suur lemmik. Ei olnud kunagi üldse, sest selleril on väga spetsiifiline maitse. Ja see on jälle üks asi, mis vääriks omaette videot. Sest seller on üks tohutu suur abimees mitmel moel. Esiteks ta puhastab. Ja ta puhastab kogu organismi, ta puhastab maksa, puhastab kõike, kogu su keha puhastab. Ja lisaks, mis ta teeb, vaata, kui te mõtlete selleri peale ja vaatate teda, kas ma toon praegu? Ja ma toon. Vaata, seller, selline, mis kujuga teie arust seller on? Kas keegi on kunagi vaadanud üldse sellerit nagu? Mis kujuga on seller? Mida see meenutab meile oma kujult? Inimesed kunagi arvasid ära tavaliselt, kui ma seda küsin. Sest me hakkame kohe mingite organite peale mõtlema või hoopis muud asjade peale. Aga tegelikult meenutab seller meile veresoont. Ja, seller meenutab veresoont. Ja seller on selle jaoks siis hea, et tugevdada veresoonte seinasid. Ja kui veresoonte seinad on tugevad, siis on üpris keeruline neil lõhkeda igasuguste pingete või kõrgvererõhu toime mõjul on ja, vaid nad on tugevad ja peavad veel pikalt vastu, et see eluiga oleks võimalikult pikk ja mitte lihtsalt pikk, vaid ka kvaliteetselt pikk, eks ole. Et see on asi, mis mind isiklikult hästi puudutab, et me ühiskonnana nagu üritame pikendada inimese eluiga mingeid, igasuguseid protseduure tehes ja tablette süües ja kõike seda, aga tegelikult inimene nagu vaevu püsib seal nagu toimetuleku piiri peal. Ja tegelikult see elukvaliteet on võrdlemisi kehva. Ehk siis ta valutab igalt poolt ja kui ta seda tabletti nüüd ei võta, siis ongi päev pekkis on ja ta ei suuda keskenduda, sest et ta igalt poolt mingi tõmbab, valutab, eks ole. Et see on nagu, kas see on päris tervis? Ma julgeks seal vaielda. Aga see video ei ole vaidlemiseks. See on lihtsalt selleks, et jagada infot, inspireerida. Inspireerida sellega, kes olen mina ja mida mina igapäevaselt teen.
selle jaoks, et elada üks pikk ja ilus ja tervislik ja võimalikult kvaliteetne elu. Mida ma veel tahtsin jagada? Puhastus. Et see puhastus, see ei ole midagi uut. Selles mõttes ei ole midagi uut, et juba vanarahvas juba ammu teadis, et tegelikult meie esivanemad tegelikult paastusid talvel rohkem, sest loogiline ka, eks ole, talvel ei ole võib-olla nii palju toitu, ei olnud tollel ajal nii palju toitu, kõik oli purkides ja fermenteeritud ja inimesed, nad olidki natukene, sõidki natukene vähem ja veetsid natuke rohkem aega sees toas, eks ole, peegeldasid, vaatasid iseenda sisse, olid nii füüsiliselt toas kui ka rohkem iseenda sees, ehk siis selles sisemaailma toas, siis kutsume seda niimoodi. Ja tegelikult seal käis ka selline sorteerimise, puhastamise töö. Et see on juba väga vana praktika ja kuskil oli isegi väide, et kui sa vähemalt ühe korra nädalas teed paastupäeva, söödki selliseid asju, mis tegelikult ei koorma keha. Ja tihtipeale need ongi sellised loomsed tooted, mis keha rohkem koormavad. Et neil läheb rohkem energiat selle jaoks, et siis kõik seda läbi töötada, seda energiaks muundada ja siis selle jäägi kõik kehast nagu välja tuua. Et see võtab lihtsalt rohkem energiat. Et igat asja mõõdukalt on väga hea, aga üks päev võiks siis olla selline, kus me tegelikult anname kehale ainult seda, mis teda nagu selles mõttes annab energiat, et võtab minimaalselt ja annab maksimaalselt. Sest et siis hakkavad tööle keha enda loomulikud protsessid, keha enda loomulik puhastusprotsess. Et keha on täielikult ise regenereeruv, eks ole, ta taastub kogu aeg, iga päev. Me ju teame, et nahk taastub, ma ei tea, ma jään praegu täpse vastuse võlgu, aga ühesõnaga kõik naharakud taastuvad, kas oli nädala aega vist äkki või? Ja samamoodi on ka kõiksugused muud rakud meie kehas, absoluutselt kõik rakud. Et maksas need rakud on ja neerudes, kõik nad tegelikult kogu aeg uuenevad, kogu aeg. Aga nad uuenevad ainult siis, kui me tegelikult loome selle keskkonna, kus nad seda teha saavad. Ehk siis keskkonna, mis ei ole liigselt üle koormatud, siis igasuguse seede tegevusega, mingite toksiinide nagu välja ajamisega. Et kui me kogu aeg seda kõike sisse sööme, siis lihtsalt keha nagu tegeleb sellega, et seda toksiine nagu kehast välja kuidagi saada ajada. Siis näo kaudu või kehavedelike kaudu või mis iganes. Et on erinevaid viise, kuidas keha väljutab toksiine. Ja mida rohkem neid toksiine sinna saab, seda raskemaks see töö nagu läheb. Et mida nii-öelda need puhastuskettad, need hakkavad nagu, nad ei saa enam hästi ringi käia, sest seal on seda sodi nii palju vahel, et ei ole nagu keeruline. Nad teevad küll edasi, aga siis tekib, mõnes kohas võib tekkida täiesti seisak, eks ole, mingi energia jääb kuskile seisma. Kõhupuhitused ja soole mingisugused sulgumised, mida mina oma sotsiaalvaldkonnas töötamise aja jooksul olen kõike näinud ja kuulnud. Ja see ongi kõik see, et see tegelikult nagu neid toksiine saab nii palju ja näiteks vett ei joo, ei tarbi selliseid asju, mis aitavad tegelikult keha puhastada. Kõik need, mis ma ennem ka tõin, eks ole, kaneel, seller. Mul on siin üks ilus taldrik, mida ma ei ole veel näidanud. Ja nüüd ongi see aeg. Siin on melon. Melon on hästi vett täis. Praegu täiesti kättesaadav. Ja see on siis üks järgmine asi, mis aitab siis puhastada keha. Ja toetada siis ka keha iseenda puhastusprotsesse. Et tegelikult inimene väga palju ei peagi siin midagi puhastama, kui ta on piisavalt teadlik ja tark, kuidas süüa neid asju, mis tegelikult toetavad keha iseenda puhastamisprotsesse. Sest nagu ma alustasin, siis meie keha on üks kõige targem instrument, sõiduk, ma ei tea, kuidas seda kutsuda, pühamu, nagu ühes mu eilses postituses oli kirjas, mis tegelikult teab täpselt, mis peab olema, kuidas keha peab toimima, nii, et sa saaksid optimaalselt oma elus teha seda, mida sul on vaja teha. Teha seda, mida su süda kutsub tegema. Et selline lugu.
ja ma mõtlesin, et ma siis jagan seda, mis ma teen ja näitan, et tegelikult ega see kehapuhastus ei ole mingi hirmus asi, mille jaoks peab tohutult valmistuma ja kuidagi, ma ei tea, nagu peaks kartma seda, eks ole, et see on kuidagi midagi õudset, et ma suren ära selle käigus. Ei, ei, sa ei sure ära. Vähemalt, kui sa kuulad oma keha, mis ta sulle ütleb, mida ta päriselt soovib selle jaoks, et siis toetada. Ja muidugi katsuge vahet teha sellel häälel, mis ütleb teile, et mine võta kapist kommi, sul on praegu suhkurt vaja. Sest tegelikult sul ei ole väga suhkurt vaja. Inimene saab väga hästi hakkama ilma suhkruta. See on lihtsalt selline kollektiivne sõltuvus, ütleme siis niimoodi, mida on oluline kontrolli all hoida. Sest kõik, mida sa ei valitse, valitseb sind. Ja sellega siin ma lõpetangi. Armas, väekas Eesti rahvas. Olin siin selleks, et tuletada meelde seda, mida te kõike juba ammu teate. Aga lihtsalt on läinud meelest. Nii et imeilusad päeva teile ja viimase paastupäevani siis ma räägin, kuidas mul läinud on.